No ma hakkaks natuke võib-olla üldse kaugemast pihta, et majanduspoliitiliselt me praegu peaks vaatama võib-olla üldse niisugust suuremat pilti, et ma ise olen ka põhimõtteliselt, ma arvan, konservatiivne inimene ja pooldan eelarve tasakaalu ja mõistlikke kulutusi ja ei arva, et riik võiks võtta laenu näiteks jooksvate kulutuste katteks ja nii edasi. Aga samal ajal, kui me vaatame, mis Euroopa riikides, suurtes riikides toimub ja vaatame oma siis seda eelarvepoliitikat ja suundumist, meil on täna riigivõlg umbes 19% SKP-st, eurotsooni keskmine on juba 90%, suured riigid, ja küll Saksamaa aitab nüüd praegu selle 90 peale oma 64%-ga umbes, eks ole, aga Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, suured lõunapoolsed riigid, prantslastel on juba kuskil 112%, nii edasi. Stabiilsuspakt ütleb, et üle 60% ei tohi olla, no oleme realistid. Need suured riigid ei jõua mitte kunagi enam selle 60% tasemele tagasi. See ei ole realistlik. Nüüd järelikult nemad ei suundu selles suunas. Siis tekibki küsimus, et kas meil on mõistlik hoida küntega kinni sellest 19%. Kui me vaatame, et see eelarve defitsiidi ennustusi, me ütleme, et me oleme oma eelarvepositsiooni parandamisel hambad risti teel. No, tore on. Aga kui me vaatame OECD numbreid näiteks 24. aastaks, mis nad Eestile ennustavad, mis nad eurotsoonile keskmiselt ennustavad, see Eesti defitsiiti nad ennustavad umbes protsentides poole väiksemaks kui eurotsooni keskmist. Kui me vaatame näiteks Prantsusmaa oma, eks ole, siis see on veel peaaegu 2 korda suurem kui eurotsooni keskmine, mis ennustatakse 24. aastaks. President Macron küll ütleb väga tähtsa näoga telepurgis, et nad on teel selle vähendamise suunas. No eksperdid ja tabelid seda ei näita, et nad selles suunas teel on. Mis tähendab seda, et me peaksime siiski oluliselt mõtlema, et kas me selles majanduskriisis ja olukorras ei peaks mitte riigina natuke rohkem laskmagi eelarvel olla miinuses, võtma laenu investeeringuteks. Sest kui me vaatame täna, et näiteks Transpordiametil on Eesti kruusateede mustkatte alla viimiseks raha 18 jooksva kilomeetri jaoks. Meil on 15 maakonda, see tähendab, et igasse maakonda saame see aasta teha õnne rahvale terve kilomeetri ja 3 tublimat maakonda saavad siis kandideerida isand Saugi juures veel ühele täiendavale kilomeetrile. No see ei ole ju tõsiselt võetav lugu. Kuuleks, ma saan aru, et inflatsioon eurotsoonis jääb kõrgeks pikaks ajaks, sest muul moel lihtsalt need suured võlgades riigid otsaga kokku ei tule. No ma ei ole ennast kunagi makroökonoomika professoriks pidanud, aga ma tõepoolest ei kujuta ette, kuidas need suured Lõuna-Euroopa riigid oma riigi võlga ja neid intresse maksma hakkavad, kui inflatsiooni ei ole.